Tere! Mina olen Jaanika ja mina sirvin koos teiega lähima 10 minuti jooksul läbi Jänkujus ja Eesti uue vahva töövihiku. Ja te kindlasti imestate, mis toredad rahvusmotiividel kirjad siin äärtes on. See on Meremäe vöökiri ja neid kirju on siin veel üksjagu. Keerame lehte. Nii. Kohe sisekaanel on meil Eesti hümn. Ma arvan, et enamusel on see veel peas, aga väikestel lastel on alati ka see üks hetk, kus seda siis õppida tuleb. Ja kohe hakkab pihta kleepsulehega, kus siis kõikide Eesti 15 maakonna vapid. Nii, ja lähme edasi ja jõuamegi tiitellehele ja nüüdsest tiitellehest alates siis kogu aeg siin paremas servas üks ilus kirivöö. Nende kirivööde kohta saab rohkem uurida ja õppida neid ka ise valmistama siis raamatust Eesti kirivööd. Ja see ilus kirivöö on siis pärit Pühalepast. Alustame vabariigi aastapäevaga ja ma siin tutvustan siis ruttu ära, kuidas selle töövihiku seekordne kasutamine käib. Kõigepealt saab lapsele ette lugeda jutu, arvata ära jutu sees olevad piltsõnad ja kui jutt on läbi loetud, siis väikestele lastele väga meeldib ja ka väga arendav vaadata, et kuidas see lugu nüüd nende piltide järgi toimus ja panna pildid õigesse järjekorda. Ja samamoodi siis on selle jutu sees vihje sellele, mida kirjutada siia lünkadesse. Ja ega mina teile praegu seda ette ei ütle. Nagu Jänkujussi tööviikutel tavaks, siis siin vasakul olev QR-kood käivitab nutiseadmes vastava sisulise multika, aga kellel nutiseadet ei ole, siis ärge muretsege, sisu korras on ära toodud kõikide nende multikate YouTube'i lingid, samamoodi ka kõikide nende vahvate kirivööde päritolu ja samamoodi siis ka siin tegemist Meremäe kirivööga. Vaatame edasi. Kangelaste mälestuse lugu ja külgedel siis Vasseliina kirivöö. Jällegi piltsõnad, lüngad ja jutt õigesse järjekorda. Kui nüüd kellegile hakkas tunduma, et tegemist ongi selline ainult juturaamatuga, hoolimata sellest, et tõepoolest 17 väga huvitavat ja põnevat juttu Eesti vabaduse ja ka rahvusasjade kohta on siin olemas, nagu näha, jõudis kohale esimene tööleht ja töölehed on siis suisa kahepoolsed. Selle töölehe nüüd külgedel on Kuusalu kirivöö ja kui me vaatame, siis miks on suur abi ka sellest kleepsulehe vappidest, tuleb ära arvata nüüd nii vappide valdade nimed, kui ka need vapid ära värvida ja samamoodi saab ära värvida siis ka maakonnad. Kellel nüüd veel ikka lust ja tahtmist võib veel siis ka vapid ja maakonnad ühendada. Ja siin siis, nagu ma ütlesin, oli Kuusalu kirivöö. Liigume edasi viimase pikema jutu juurde, see räägib siis Sõjamuuseumist. Sõjamuuseumis on Vaivara kirivöö ja jällegi pildid, piltsõnad ja äraarvamine. Nüüd järgnevad 14 lugu on siis kõik lipupäevadega seotud, Eesti kohustuslikud lipupäevad, mis päevadel siis kindlasti kõikidele majadel ja kõikides hoovides lehvib. Nii, ja see ilus kirivöö on siin Rõugest pärit ja siis samamoodi jällegi jutt, piltsõnad, arvamised. Nii, valimispäev ja üks väga, ma arvan, vahva tööleht, eriti poistele, isadele, kes ka siis kindlasti on mõnes nendest väeosast teeninud, tuleb siis leida sõdurid vastavalt siis embleemile ja viia nad siis kokku oma väeosaga ja sõdurid ära värvida. Ja karjakirivöö on külgedel. Nii, lipupäevad on meil jälle, emakeelepäev, emadepäev ja kirivöö siis pärit Suure-Jaanist. Et kui te nüüd küsite, kas mina kõiki neid kirivöösid peast tean, siis tunnistan ausalt üles ei tea, et mul on siin ka vihjane ees raamatu sisukord, kus on siis kõikide nende kirivööde päritolud toodud. Ja järgmine
Kirivöö pärit Vilost ja Euroopa päev ja Eesti lipupäev on siis need jällegi tähtsad lipupäevad, mida me Eestis tähistame. Ja nüüd üks vägagi rahvuslik tööleht Kihnu kirivöödega siin külje peal ja vasakul tuleb siis ära värvida rahvariietes naine ja mees. Nüüd ka Eesti Rahva Muuseumi originaalekspositsioonist on fotod, kuidas nad siis riietes välja näevad ja kindlasti siis ema, isa ja võib-olla isegi vanaema, vanaisa abi, et panna kokku need vanaaegsed riideesemete nimetused ja riideesemed ise. Ja paremal pool on siis võimalik see Kihnu vöö proovida tähtede järgi ka ära värvida, et vaadata, kuidas siis ta tuleb, et päris keerukad, aga samas väga-väga ilusad need Eesti rahvamustrid. Jätkame leinapäeva ja võidupüha lugudega ja Halliste kirivöö on meil siin servades. Siis järgmised lipupäevad, loomulikult jaanipäev ja taasiseseisvumispäev, Lääne-Nigula kirivöö on siin külgedel ja kindlasti nüüd ka üks lemmik töölehtedest Euroopa Liidu lipud, on need siis vaja värvida ja ühendada vastavalt riigiga, et väga hea väikestel lastel siis teada saada, miks mitte ka suurtel, et kus kohas need riigid Euroopa suhtes asuvad. Ja Lobotka kirivöö on servades. Nüüd jätkame juba sügiste lipupäevadega. Teadmiste päev 1. septembril, isade päev novembrikuu 2. pühapäeval ja Anna kirivöö on servades. Nüüd aasta algusesse mahub kohe Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev ja Tartu rahulepingu aastapäev ja Kambja kirivöö kaunistab nende pidulike ja tähtsate päevade külgesid. Ja jõuamegi lisade juurde ja seekord on siis kõikidele väikestele kokkadele ja perenaistele pakkuda Eesti Vabariigi sünnipäeva tort, mille valmistamine väga lihtne ja mis asju kindlasti on kas kodus olemas või lähedalt kodupoest saada ja Nissi kirivöö kaunistab seda serva. Ja nüüd tulevad siis sellised põnevad väljalõikamise asjad, emadepäevakaart, ära värvida, emale kinkida, aga kui on tulemas sünnipäev või sõbrapäev või mõni muu oluline päev, siis miks mitte ka juba sellel päeval oma sõpra või ema rõõmustada ja taga siis heade soovide koht. Eesti lipp. Eesti lippu läheb kindlasti vaja kõikidel lipupäevadel ja väga ilus, kui ta ju akent kaunistab kusagil vaasis ja kogu aeg kodus näha on ja tegemine väga lihtne, siit vaja välja lõigata ja leida kas siis pliiats või tikk, kuhu otsasi siis liimipulga abil kinnitada. Ja nüüd, kui meil oli emadepäevakaart ja oli lipped, siis midagi ka isadele, et väga vahva isadepäeva lennuk. See on kohe sellest tavapärasest harjunud paberlennukist ilusam, voltimine ei olegi keerukam, et vaadata rahulikult juhendit ja saame väga uhke lennuke kokku, mille üle siis kindlasti iga isa uhke on, kui ta seda just ka ise voltida ei soovi. Ja sellega sai raamatu meisterdamisosa läbi ning lõpus loomulikult Eesti väeosade embleemid, üks vahvam kui teine. Ja sisukorras, nagu lubatud, on siis kõikide 17 loo juurde YouTube'i lingid, samamoodi on videojuhend ka Eesti lipu ja isadepäeva lennuki juurde ja kõikide kirivööde päritolu kohad. Ma olen täiesti kindel, et lisaks laste avastamisrõõmule on siin ka palju uut ja huvitavat nende vanematele, sest oma rahvusest ja ajaloost saab alati veelgi rohkem teada ja ma loodan, et just nimelt see vihik paneb lapsed veelgi rohkem oma kodukoha ja riigi vastu huvi ja armastust tundma. Toredat lahendamist ja kohtumiseni! Aitäh teile!